Jah, ikka hinnad on ikka jah küllaltki kallid, pensionäril eriti tunda. Et ses suhtes on see välijõusaal ju hea alternatiiv? See muidugi, jah. Ütleb 70-aastane Jaan, kes käib välijõusaalis mitu korda nädalas, treenides iga kord korralikult kõiki lihasgruppe. See on seljale väga hea aparaat ja olgugi ta sisejõusaali asenda, aga ta on ikka esiteks ilma rahata ja väljas ja ilusa ilmaga on ju fantastiline. Näiteks üle pealinna on kokku 53 välijõusaali. Praegu oleme Kristiines Räägu välijõusaalis, mis on pealinlaste seas üks populaarsemaid ja seda külastab päevas umbes 200 inimest. Täna tähistatakse Eestis esmakordselt ülemaailmset välijõusaalide päeva. Välivõimlate populariseerija Peeter Leidma ütleb, et tegemist on kasvava trendiga. Kõnnid mööda jalutuskäigu raames või siis tood lapsed siia mänguväljakule mängima, ise saad trenni teha. Nii et see on aina selline laienev ja võib-olla uus suund, et välijõusaalis saaks samasugust trenni teha nagu sisesaalis. Baltikumi suurimal spordiklubide ketil MyFitnessil on Eestis 40 000 liiget. Klubi põhine täispakett maksab seal 59 € kuus. Seda, et inimesed eelistaksid tasuta välijõusaali spordiklubile, vähemalt praegu öelda ei saa. Selgelt näeme ka seda, et inimesed teevad terviselikumaid valikuid. Ehk siis meie numbrid, külastused ja ka liikmed on pigem kasvanud peale Covidit, et siis järelikult hoitakse mujalt kokku, mitte oma tervise arvelt, et see on hea. Täna on näiteks rahvusvaheline välijõusaalide päev, et kui sageli teie välijõusaali jõuate? Ei jõua. Miks? Ei tea, väga ei meelita. Kui maksad juba sellise koha eest, siis miks minna? Olen nõus. Paljude treeningseadmete vanusepiir õuevõimlates on 14 eluaastat. Sageli näeb selle ka nooremaid lapsi jõu- ja ilunumbreid tegemas. Võib-olla kui lapse vanemad klassiõpetajad näiteks nad enne ära instrueerivad, siis võivad ka nooremad teha. Et eks lastega on selline asi, et see on ohtlik olla. Ma ootan siin taga praegu noored teevad, see on päris ohtlik, jah? No jah, et tundub, et need lapsed on siin juba käivad vist tihemini, et ega neil midagi siin hullu ei juhtu, et ka selline seadmetel rippumine on ju trenn. Välijõusaalides treenimine on olnud paljude jaoks esimene verstapost liikumisharjumuste kujundamisel ja tervise hoidmisel, mis järel leitakse tee talvisel ajal ka spordiklubisse. Taimar aga ütleb, et tema treenib õues iga ilmaga. Talvel on jope seljas ja kindad käes ja muidugi talvel saab ilusa ilmaga. Pühime pingi puhtaks ja ikka natuke saab talvel ka teha muidugi.